Tere, olen Eve Reisalu ja nüüd me vaatame, kuidas siis muuta oma plakatil tausta. Valime siit muuda taust või teine variant on valida siit slaidi alt muuda tausta. Et mõlema alt siis saab muuda tausta ja valin siit värv. Ja valin siit nüüd värvi ja näete, nüüd see on ühtlaselt kõik ühte värvi. Aga kui ma tahan, et see taust oleks selline veidikene rõõmsam, valin siit värv, valin astmeline. Ja nüüd ma saan siit võtta näiteks sellise astmelise, valin ja näete, nüüd on keskelt heledam ja ääred on tumedamad. Aga kui ma tahaks seda ikkagi veel värvilisemaks teha, siis ma valin värvi, valin siit kohandatud ja panen siit valmis ja hakkan nüüd lisama neid punktikesi. Nii nagu me värvilist kirja tegime. Lisan neid punktikesi ja ma saan neid siit liigutada ja eelvaatest on näha ka, kuidas siis see täpselt nüüd on. Ja nüüd ma saan igat seda punktikest värvima hakata. Nii, ja siit on siis näha ka, kuidas siis kuidas meie taust välja hakkab nägema. Nii, määran igale nupukesele siis värvi. Nii, ja okei. Ja nüüd on näha selline vahva taust. Vaatame, mis variandid siin veel on. Jälle panen siit vali värv, plussmärk, valmis ja siit ma saan nüüd muuta ka teda lineaarseks. Nüüd ta näete, tuleb selline sirgete joontega. Panen uuesti taust, valin siit värv, valin jälgima peab, et oleks astmeline ja valin siit kohandatud, panen siit valmis ja valin siit, ma saan nurka muuta. Siin ma saan nurka muuta, et kuidas pidi ta siis jooksma hakkab. Ja kui ma valin siit lineaarsest radiaalse, siis see on selline ümmargune. Ja radiaalse puhul ma saan valida siis näete ülal vasakul, kuidas see hakkab siis jooksma. Et siit eelvaatest on näha ja siis saab valida endale meelepärase kujundi. Ja kui ma tahan näete neid nupukesi, ma siin saan siit eelvaatest ka muuta ja sättida neid, et kuidas see parem välja näeks ja okei. Ja nüüd on mul selline taust. Aga mõnusat katsetamist siis tausta muutmisel.